kuidas kogu see Save the Date'i asi läks, sest et ma tunnen, et see oli üks asi, mis tekitas väga palju frustratsiooni. See ei ole nii oluline, Jah. et sinna alla ma ei pane mitu tundi, on ju. Ja siis lähen vaatan saadetud kirju, kogu selle grupi inimesed said Save the Date'i ja siis ma mingi, no Brenda, me vist saadame nüüd hoopis. Brenda ütles, et ma arvan, et see on minu pulmakleit. Ma olin nii õnnelik. 2 tundi tagasi oli see pulmakleit ja praeguseks oli see arvatavasti kõige rõvedam asi, mis siin maakeral kunagi kokku on pandud. See oli see emotsioon, mis mina sain. Ma ei saanud sellest nagu pikka aega üle, nagu see kestis mingi 2 tundi, kus ma olin nagu väike laps, kes jonnis. 2 tundi, 2 päeva. Norm Mossu mood oli peal. Istub, vaata, kujutage ette, järgmine päev basseinis istud, kokteil on käes ja siis siuke murr nägu jood kokteili. Elu on nii halb, vaata. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Ülimalt hea meel, et oled jälle keeranud meie kanalile teleka, telefoni, kus iganes see asi tuleb sul hetkel. Läpaka. Kas oled valmis jätkama, Brenda? Jah. Jah. Nagu lubasime eelmisel nädalal, siis me natukene rääkisime, mis meil vahepeal toimunud on. Rääkisime ära, mis meil Vietnamis toimus. Rääkisime ära, miks Austraalias on klaasi alused nii tähtsad ja rääkisime ära, mis hetkel Soulehega toimub ja mis see oli siis põhimõtteliselt see kõige suurem asi ka, mis meie elus hetkel üldse toimub. Ja lisaks järgmine episood tuleb lubatud meie lugu. 13 või 14. Ma ei mäleta, kumb neist on. Kus pooleli jäi. Aga ma arvan, et sellest räägime varsti natukene rohkem, aga mul on üks asi veel. Üks väga tähtis asi veel. Kui me käisime Vietnamis ja pidi minema esimesse episoodi, unustasin täielikult ära. Kui me Vietnamis käisime, siis seal lõpupoole ma olin päris aktiivne Instagramis ja me tegime seal mingi lennupäevadel ma tegin siis neid küsimusi. Inimesed küsimusi küsida ja kuna see läks nii pikalt, siis kuna ma 2 päeva järjest lennujaama, siis ma lasin teine päev küsida, aga teisel päeval juhtus selline asi, et meil oli nagu check-in'i saba oli nii pikk, et me olime seal järjekorras ja ühesõnaga kogu see aeg põhimõtteliselt läks seal lennujaamas toimetamise peale ja siis me lendasime 9 tundi, siis me jõudsime Melbourne'i, siis meil oli vaja, ma ei tea, autoga seal parkimisega mingi jama on ja me jõudsime üldse kell 1 öösel. Järgmine päev me läksime jalkat vaatama. Need kõik on ka vlogides olemas. Nii et tulevad siis vlogides, et me seda eraldi ei räägi. Aga igal juhul oli jube palju asju seal ja nüüd seal on nagu mingisugune 4 või 5 küsimust, millele me ei vastanud, mis olid siuksed toredad sisukad küsimused ja minu jaoks see ka, et anonüümsed küsimused, see selleks on ja, et kui osadele ei jõua vastata, siis ei jõua, aga eriti kui inimene on küsinud konkreetselt oma nimega küsimuse, siis ei tohi, minu meelest ei ole okei rippuma päris jätta. Nii et kuidagi tundus imelik, et ma nüüd lampi lähen Instasse ja hakkan endale küsimustele vastama. Mõtlesin, toome need küsimused siia podcasti. Ja, vastame siin ära, kui jääb meil ruumi siia episoodi. Jah, nii et räägime pulmadest ära ja siis vastame nendele küsimustele ja siis ma saan Instagrami ka panna, et siin episoodis on need küsimuste, et me ei jätnud neid lihtsalt vastamata. Just. Nii et see on nagu siuke võib-olla tore jututeemaga. Just, super. Kõlab hästi, aga kas sa siis tahad alustada pulmateemal? Pulmateemal ma ütlesin, et ma võtan oma sõnad pooled tagasi, mitte kõik, aga pooled. Ma ei tea, kui palju siit on kõlama jäänud, aga nagu kuskil TikTokis ma olen sellest rääkinud ja storydes Instagramis kindlasti, et kunagi ma olen mõelnud, et miks see nagu, ma ei tea, stress pulmadega, see teine, kolmas, et miks see nagu nii, ma ei tea, miks see peab olema selline, nii nagu keeruline, aga muidugi see ongi üks tähtsamaid pidusid, mida ma kunagi korraldan on ja me vist mingi aeg ei maininud seda, lõpuks mainisime ka, et me oleme ise väga palju teeninduses kunagi töötanud, me oleme ise ürituse korraldusel väga palju
nii-öelda kaasas olnud, sellega tegelenud. Mina olen töötanud mingit aega ürituse korraldajana või koordinaatoriga või mis iganes see nimetus oli. Nii et selles mõttes me oleme nende asjadega väga palju kokku puutunud. Et noh, ma kujutan ette, et kui sa ei ole kunagi teeninduses töötanud, sa ei tea nagu üldse üritustest või üldse ütleme selles sektoris, see ei pea olema pulmadega seotud, aga üldse nagu teenindusbusiness, toitlustus, peod, mis iganes on ju. Et siis on ju, ma kujutan ette, palju-palju keerulisem mõelda välja oma mingi pulmapäeva ja asja. No kindlasti jah. Või nagu mõelda välja ka just nagu kuidagi, ma usun, et meil on lihtsam mõelda. Ja ma usun ka kindlasti, et me oleme ikka väga palju pulmades käinud, väga palju üritusi teinud, suuri üritusi mitmesaja inimesega, eks ole. Nii et see kindlasti mängib rolli ja me kindlasti teame võib-olla täpsemalt, mida me tahame mingites asjades, me teame mingeid asju juba, et noh, võib-olla mingid inimesed teavad ka, et ala ma tahan, ma ei oska praegu näidet tuua, aga ma tahan seda, siis mis mul selle jaoks vaja on, et siis me juba võib-olla oleme seal ka nagu paar sammu ees. Ja. Nii et või ongi, et võib-olla inimene ei mõtle selle peale, et kui sul on ala näiteks 80 inimest on ju, ja sul toimub tseremoonia ühes kohas on ju, aga et sul toimub pidu ka seal samas kohas, aga sul ei ole seal, kus peale tseremooniat minnakse sinna peosaali, su tseremoonia ei toimu peosaalis, vaid see toimub mingi, ma ei tea, 300-400 meetrit kaugemal, võib-olla liiga vähe ütlesin, 500 meetrit näiteks. Meil on mingi davai, tseremoonia, see teine kolmas, et sa ei mõtle sellele, kui kaua läheb sul aega, et inimesed tseremoonialt sinna peosaali saada või inimesed kokku saada, et inimesed tahavad käia vetsus siin, seal, inimesed jäävad juttu rääkima, kes pole kaua näinud üksteist, lalalala. Ehk siis, et sellised väikesed nüansid või detailid, mis on ürituse korraldusel väga olulised, siis nagu ma arvaks, et kui sa pole kunagi kokku puutunud, sa ei oska sellistele asjadele mõelda. Et see võtab omajagu aega, et see võtab 20 minutit, pool tundi, et need inimesed ühest kohast teise saada tegelikult on ju. Mingid nagu sellised asjad ja noh, suur fakt jah sealt, et üks osa sellest on nagu mina kunagi töötasin mõisas mingi aeg. Jaa. Ja seal siis oli enamik ajast olid pulmad on ju, kui seal üldse mingid üritused toimusid, et siis Eestis pulmades olnud, siin me oleme cateringis töötanud, ehk siis siin samamoodi Austraalias väga paljudes pulmades olnud, et me oleme näinud väga palju erinevaid pulmi reaalselt kahes maailma eri otsades on ju, et mismoodi neid tehakse, et sealt meil on ikkagi mingid kogemused, mingid eelistused ja nii edasi. Nii et nagu see ei ole kunagi tundunud, et see on nagu mingi suur teema. Ja kui me hakkasime pulmi korraldama, siis see kõik oli mingi issand kui jõudne. Nagu täiesti kohutav, nõme ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd puhkusel ma sain aru, et ei olnud tegelikult süüdi pulmad selles, vaid süüdi oli mina ise või noh, meie või ma ei tea. Et muidugi, kui sul on ettevõte ja siis sul on vaja, ma ei tea, mingit äripinda ja siis sul on nagu täistööajaga oma nagu päris igapäevatöö on ju. Ja siis seal otsas me teeme podcast'e ja vlooge ja siis meil on konsultatsioonid ja siis meil on veel, noh, miks mitte Instagrami konto on ka nagu veits siuke hobi, aga veits, noh, ikkagi nagu mingil määral ma võiks seal aktiivne ka olla, on ju. Ja siis trennis on vaja käia ja siis on vaja süüa teha, on ju, et noh, et food prep'i on vaja teha, et meil oleks iga päev midagi süüa. Kodu on vaja korras hoida. Me elame oma majas, mis tähendab, et hoovis on vaja muru niita. Ja ühesõnaga, teate ju kõik, neid asju on triljon. Ja siis need asju on niikuinii nii palju, et niikuinii ei jõua. Ja siis pane siin otsa veel pulmakorraldus ja siis see, et inimesed ei vasta sulle nädalaid. See ajab ilgelt närvi. Ja kui ma läksin puhkusele, siis kõik see muu kadus ära. Hommiku tõusid ülesse, läksid kõndisid, kuidas seda kutsutakse nüüd? Buffeesse. Võtsid omale toidu, istusid maha, nii, mis täna, sööd ära, pärast seda pikutasime, tegime basseini tuuri, pärast seda käisime trennis ja pärast seda oli meil terve päev aega tegeleda pulmaasjadega. Tee, mida tahad. Ja väga tore oli tegeleda. Ja lõpuks siis ühesõnaga järeldus siis see, et kui sul on aega või sa võtad selleks aega, siis ei olegi nii hull seda teha. Ja üks asi, mille osas ma ei võta sõnu tagasi kogu selle nii-öelda pulmaränd, mis ma siin varem teinud olen, on ikkagi pulmakohad.
selle juurde ma jään 100%, mis sa naerad? kõik pulmakohad lihtsalt tõmmake. et ei ole ükski vabandus see, et on hooaeg ja pole aega vastata. See on kõige siit, vabandust, ma ei tea, miks ma vabandust ütlesin, ma endiselt ei tea, kas me kas vabandus või sa vabandasid enda eest? ma ei tea, ma endiselt ei tea, mida me ütleme ja mida me ei ütle siin podcastis. Jah, minu arust see, et praegu on kiire aeg, et me nagu, see on nagu kõige haigem lause üldse, noh. Jah, noh, suvel ongi see kiire hooaeg, on ju. Jah, et ma mis saan aru. nagu ei, vahet ei ole, me oleme sellest nii palju rääkinud, lihtsalt tahtsin öelda, et see on koht, kus kohas mina sõnu tagasi ei võta, sest see ei ole okei, et nagu saad aru vä, ma käisin üks päev seal, meil on pulmameil ja ma nägin siis ühte hinnapakkumist ja see oli nii naljakas, sellepärast, et ma nägin seda hinnapakkumist, sest nad saatsid alles hiljuti nüüd meile kirja, et noh, et kas me oleme huvitatud. Ja siis ma vaatasin nende meilide vahe. Ja see hinnapakkumine, nad saatsid seda vist 2 kuud meile. Ja, ma vist tean, kellest sa räägid. Ma ei julge öelda, neid ei ole palju Eestis, nii et... aga ma tean, kellest sa räägid, jah. Ja, kas te teete nalja mulle või? Ma küsisin ammu, sa vastasid, et sa saadad hinnapakkumise ja ma otsin 2 kuud seda hinnapakkumist. Ma kirjutasin neile, siis nad suht kiiresti vist mingisuguse... Vastasid kohe mingid küsimused ja siis ma nendele küsimustele vastasin ja siis 6 aega hiljem nad vastasid, oih, ups, läks meelest ära, kas on ikka vaja, siis ma ütlesin jaa, siis läks veel 6 aega mööda, siis sain hinnapakkumise ja siis 6 aega peale seda küsiti, et mis ma siis hinnapakkumist arvan. Nagu nalja teete või? Reaalselt, ei, see ei ole okei, nagu ma ei taha sinna tulla. No selles mõttes ma poleks sinna niikuinii tahtnud minna hinna mõttes aga ei jah, ühesõnaga seda enam peaks olema nagu väga ühesõnaga, vahet ei ole. Nii et selles osas ma jään selle juurde, et see ei ole väga okei, aga see oligi see esimene asi, mis ilmselt tõi kogu selle pulmakorralduse nagu nii nulli vaata, et ma olin nagu hästi elevil selles, et okei, davai, hakkame tegema värk-särki ja siis lihtsalt siuke asi, mis ma mingi, ja kui see hakkabki nüüd olema see, mis toimub, siis ma ei tahagi Eestis pulmi teha. Ja nõme on ju, et mindi nagu, see ei ole okei, et nüüd on nagu kõrgseason, et mul pole aega nagu vastata või ma ei tea, vahet pole. Aga ma arvan jah, et see oligi ainult see majutuste osa, sest edasi on läinud väga hästi, inimesed vastavad, et nüüd nagu standardid on nagu nii vaata alla pandud alguses, et kui mul inimesed vastasid, siis ma mingi, oh my god, inimesed vastasid. Ja jällegi, me oleme nüüd kirjutanud, ma ei tea, fotograafidele, videograafidele, pulmaisadele, ja see on okei, et inimesed vastavad nädal hiljem. See on okei, et inimesed vastavad 2 nädalat hiljem. Tõesti, juulikuu on arvatavasti nagu nende kõige kõrgem hooaeg aastas üldse. See on okei 2 nädalat vastata ja on okei öelda ka nädala pärast, nägin su kirja, vastan sulle lähipäevade jooksul. Aga sa jäta rippuma mind kuuks ajaks. On kogu asja point. Nii et ja kuna meie ise olime vaata puhkusel ja tahtsime nagu mingid otsused ära teha, siis inimesed, kellelt ma väga tahtsin mingit pakkumist saada, neile ma ka ekstra kirjutasin Instagrami üle, saatsin sulle meili ja selguski, et mõnel oligi läinud kuskile nii-öelda peitu need meilid. Aga jah, selles mõttes edasi nagu läks palju paremini ja noh, ma arvan, et seal üks suur tegur oli see, et oli nagu aega pulmadega tegeleda. Jah, ei kindlasti. Ei, ma arvan ka, et oli väga lõbus ja oli aega rahulikult sellega tegeleda ja väga palju sai tehtud ka, et selles mõttes ma olen väga rahul, et me tegelesime sellega nii palju. Et nüüd on nagu see pilt mitte, et kuidagi moodi mingid asjad valmis oleks, aga pilt on palju selgem. Esimesed suured asjad on valmis. Suured asjad on nagu mingil määral valmis ja siukse hea vundamendi kindlasti sai laotud. Ma mõtlesin, et kas peaks natukene, ma üldsegi ei tea, kas Eestis on tavaline, aga meie seda tegime, et kas peaks natukene jagama oma Save the Date'i seiklusi ka. Jaa, võime seda jagada. Ei, ikka on, kõik saadavad Save the Date'i välja. Saadavad? Ma arvan küll, jah. Ma küll olen kuulnud. Okei, ma ei tea, mina ei tea midagi.
aga kes siis ei tea, võib-olla kõik teavad, võib-olla ma igaks juhuks siia. Save the date on siis see teadaanne, et see on meie kuupäev ja me loodame, et sa veedad selle kuupäeva koos meiega. Ei ole kutse, aga save the date. See on meil tehtud. Jah. See on meil välja saadetud. Mina tahtsin seda jagada ka Instagramis tegelikult. Jah, no võib-olla mingi, et Save the date'i ma ei ideena. tea, mina Kui me siin juba kohe nagu ära lubanud. laterdame selle, siis nagu... Ei, ma ei räägiks seda, üldse täpselt seda, kuidas me save the date'i tegime, seda ma praegu ei räägiks. Ma lihtsalt tahaks, et sa jagaksid oma emotsioone ja mõtteid, kuidas kogu see save the date'i asi läks, sest et ma tunnen, et see oli üks asi, mis tekitas väga palju frustratsiooni. Minus või? Jah. Mul tuli meelde, et me lubasime siin ju, me ütleme seda vlogis ka, et me räägime siin pulmakleidi saagat. Mul läks täiesti meelest ära see. Ma kuidagi järgemööda. Issa, meil tuleb mingi 5-tunnine pulma episood. Mina pean rääkima sellest või? Nojah, see tekitas sinus väga palju frustratsiooni. Sinus ei tekitanud või? Minus ka, aga sinus rohkem. No jah, ja miks ta tekitas seda minus oli see, et sinna pidi panema palju aega ja see ei sobinud mulle, sest mulle nagu see ei ole nii oluline asi, mille peale nii palju aega panna. Jah. Et nagu ma just enne rääkisin, et kui on miljon asja vaja teha, siis nagu tuleb teha prioriteedid ja noh, ilmselgelt need võib-olla ei ole kõige rohkem paigas on ja ma struggle'in sellega, ma üritan nagu kuidagi moodi seda elu siin nagu mingil määral saada kuidagi jonksu. Ehk siis seda enam ma mõtlen järjest rohkem sellele, kuhu ja kui palju ma oma aega panen, et siis see save the date ikkagi võttis meil lõpuks nagu nii palju aega, et see ajas mind nagu vihale, et ma lihtsalt võtan Canvast selle save the date'i, panen sinna meie pildi taha ja ma saadan selle välja vaata või nagu mina ei tegele sellega enam vaata, et ma ei tea nagu, kui me valime omale nagu teenusepakkujad, valime me siis pulmaisa või valime videograafi või fotograafi, ilmselgelt me käime läbi, ma ei tea, need albumid või vaatame mitu erinevat videot üle, me vahetame väga palju meile, võib-olla teeme kõne pulmaisaga, mis iganes, see on fine, sinna alla tuleb aega panna, sest me tahame, et kõik klapiks üli hästi, kõik oleks väga tore ja hea, et siis sinna alla võib aega panna. Save the date on see, kus mul on vaja inimesel lihtsalt öelda kuupäev, save'i see kuupäev endale ja nagu kutse ja kõik nagu detailid oleme me ka kokku leppinud, et me hiljem saadame siukse laheda voldiku välja, online'is ilmselgelt, aga kus on siis nagu kõik, mis vaja teada on ja et see ei peagi olema niimoodi, et seal peab olema kõik valmis, et me võime selle voldiku saata nagu 2 kuu pärast esimese, kus inimesed saavad teada dress code'i, võib-olla mingid detaile, aga mitte liiga palju, sest me ise ka alles ei tea võib-olla päris kõike. Ja siis me saadame võib-olla 3 kuud nagu või 2 kuud siis selle nii-öelda ametliku kõige tähtsama voldiku välja. Ehk siis alguses on vaja lihtsalt välja saata save the date. Kutse. Jah, kutse. Kus on lihtsalt kirjas, et et nagu save'i need päevad endale, et sa tead, et sa oled meie pulma oodatud, on ju. Jah, eriti kui on inimesed, kes peavad lendama pulma 30 tundi, eks ole. Jah, et siis nad peavad teadma ka seda nagu aastakene varem, on ju. Et siis selles mõttes sellega oli natukene nagu kiire ka. Sellega oli kiire, ma olen nõus. Ja siis oligi see, et see lihtsalt see ei ole nii oluline, et sinna alla ma ei pane mitu tundi, on ju, et see tuleb lihtsalt ära teha, ära välja saata. Ja siis me tegime video, aga siis see ei olnud päris see, siis me tegime teistmoodi, siis see ka nagu, ma ei tea, ei olnud vist see, siis üldse enam midagi meeldinud. Ja siis me otsusime puhkusel midagi, eks Vietnamis. Ja siis tegime video ja ega me siis ka ei olnud kindlad. No me teadsime, et see on äge idee. See on nagu äge. Täiesti kastist välja. See oli siuke meielik väga haige idee, mis meil üks õhtu tuli, kui me ulpisime basseinis ja ajasime juttu niisama. See oli jälle see nagu vana hea see, et midagi podcasti nimi tuli ka ju, vaata miks mitte, on ju, selle kuidagi lambist me olime basseinis, pallil ja kuidagi see tuli, on ju. Ei, miks mitte ei tulnud basseinis? Ei tulnud jah. Miks mitte tuli õhtusöögi laua taga? Jah. Aga et mingid sellised asjad ja siis see tuli ka, et ma tegelikult nagu veits olin mingi, mis me siis teeme siis nagu niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, Sans oli mingi davai, vaata. Ja siis me hakkasime nagu rääkima seda ja siis kuidas me seda filmime ja et meil oli nagu
sihuke koht, et me saime, seda ma võin lihtsalt öelda siia detailina, et meil oli mingi, kuidas me filmime seda põhimõtteliselt nagu taevast, vaata, meil ei ole drooni, aga meil oli 6. korrusel rõdu, mis näitas täpselt alla ees, ühesõnaga. Me rääkisime selle kõik läbi ja siis oligi, et me nagu päriselt teeme, et ma ju tegin nalja ja siis Hans oli mingi, ei, me peame tegema selle. Ja niimoodi me tegime selle. Tegime ära ja ega 100% kindlad ei olnud, aga lõppkokkuvõttes oli endale truuks jäämine oli õige otsus, et ei Ja see, võtnud, kui midagi oli meielik, siis see. jah, et ei võtnud kanvast pilti ja ma lõpuks ütleks, et selles mõttes see aeg oli lõppkokkuvõttes väärt seda, mis me sinna panustasime, et see ikkagi, et kui see ikkagi selles mõttes kõikide meie kõikide meie lähedaste inimeste jaoks, keda me kutsume pulma, nende jaoks see oligi põhimõtteliselt ju nagu pulma algus. Ehk siis ma arvan, et see alustas seda protsessi täpselt selle õige meieliku energiaga, mida me tahtsime. Ja selles mõttes oli see oma aega väärt. Jaa, aga kui me Ja siis siis- nagu, kui see, ja tead, kus ja sa siis- tead, kui, Hea nali oli veel sellega ju see, aga ma räägin seda pärast siis. et hea asi alati jälle, kui on küsimus, et kus sa tead, ma mäletan Soul'e episoodis küsiti, et kus sa tead, kui on õige samm teha mingi samm, on ju, et noh, et see, kui asjad liiguvad ladusalt ja hästi. Noh, butiigi avamine just eelmises episoodis rääkisime, no ei tulnud seda kohta ja kõik valesti ja nõme. Nüüd tulime reisilt tagasi ja mis me Jah. oleme vähem kui nädal siin olnud, meil on advokaat ja kohe on allkirjastatud ja meil on koht olemas, on ju. Et nüüd on järelikult see õige aeg. Et enne me push'isime, aga näed, midagi ei tulnud. Et siis selle Save the Date'iga oli sama, et see idee tuli, see oli mingi okei, homme nagu tegeleme sellega, noh, järgmine päev me kohe ei tegelenud, seal olid mingid nüansid, aga mingi, kas ülehommene või midagi me tegime selle, no meilt küsiti, et kui kaua selle filmimisega läks, me mingi 15 minutit, see on mingi okei, veits crazy, et 15 minutiga me selle valmis tegime, me filmisime selle 15 minutiga ära. Mis on nagu, noh, Jaa. kes ei tea kogu seda filmimist ja mingit protsesse, siis mõnda riili sa võid filmida mingi tund aega lõpuks, vaata, et nagu see Jaa. siit ja sealt ja ei, vaata. Selles Nii mõttes et, ta jah, läks. et oli õige asi selles osas ka, vaata, et nagu tuli kohe välja, sest me olime mingi, et teeme lihtsalt ära ja siis vaatame, kas Just. see sobib või ei sobi. Ja sa tahtsid midagi veel rääkida? Ei, siis juhtus kogemata see, et meil oli plaanis saata siis save the date'id välja inimestele ja mina siis, Meil oli niimoodi, et meil oli plaanis saata Save the Date välja kuupäeval, millal toimuvad meie pulmad. Ehk siis täpselt aasta varem. Ja me panime, Hans tahtis mingis programmis ära schedule dada, ehk siis, et nagu meil oli kell mingisugune 11 õhtul Vietnamis, Austraaliaga oli meil ajavahe 3 tundi, Eestiga 4 tundi. Me tahtsime niimoodi täpselt panna, et Austraalias siis jõuaks see mingi, meil oli vist plaan, et Austraalias kell 12 päeval, Jah. meil Vietnamis kell 8, Eestis kell 5 hommikul. jah, et oleks enam-vähem normaalsel ajal. Ja endal tol hetkel, kui me seda tegime, noh, meil juba aeg tiksus nii palju peale, et meil endal oli järgmiseks päevaks bookitud mingisugune tuur, nii et meil buss oli 5:30 või 5:20. 5:15 vist pidi võtma buss meid peale. Nii et me pidime kell 5 hommikul tõusma, kell oli mingi 11:30 või midagi sellist, Jaa. 11, kui Hans sellega tegeles, noh, Jah. mis siis Ja siis juhtus? schedule dasin ja siis vaatasin seal, nii ja siis panin mingi, igastahes mul oli mis iganes põhjustel, ma saatsin nagu gruppide kaupa neid meile ja siis ma schedule dasin esimest gruppi ja siis järsku panin nagu next, et noh, et kohe tuleb see koht, kus ma saan kuupäeva valida või kellaaja, mis iganes ja siis rohkem mitte midagi ei tulnud. Midagi nagu ei näidanud ka. Mõtlesin, et oi, ei tea, mis nüüd, kust ma selle üles leian ja siis lähen vaatan saadetud kirju, kogu selle grupi inimesed said save date'i ja siis ma mingi, no Brenda, me vist saadame nüüd hoopis. See ei saanud teha, et mingi 8 inimest saab praegu Jah, ja ülejäänud saavad mingi, ma ei tea, mitme tunni pärast, aga selleks hetkeks oli kell 12 läbi, nii et aga Eestis ei olnud.
ei olnud või? Eestis jõudis ikkagi siis Eestis jah. varem jah. Aga nii, et jah, sellega läks ka kuidagi No meil oli igal juhul. pidi, ma ei tea, siis nii juhtuma või midagi Jaa, igastahes aga noh- seal siis lõpuks saatsime mingi kella 2 öösel, saatsime Seidu-Teite välja ja siis Ei, me ei saatnud välja neid ju nii kaua. no Sa jah, saatsid aga nad no välja ära ja välja siis siis point oli see, jah. et inimesed ju hakkasid vastama Mhm. ja me ei saanud magama minna, siis me olime nii elevil, issand, tema vastas ja tema vastas ja tema vastas, sest meil oli ka meili kirjutatud, et noh, et seal olid mingid erinevad variandid, et anna teada, et olen jube elevil on ja olen tulemas või et sa kindlasti tead, et sa ei saa tulla või mis iganes, et nagu anna teada, et sa oled lihtsalt selle kutse kätte saanud, sest noh, inimestel võib spämmi minna asju ja kuna me saatsime selle enda pulmameilt välja, just et siis seda enam võis siis nagu spämmi minna. Mhm. Ehk siis inimesed hakkasid vastama ja siis me mingi, nemad vastasid niimoodi ja kes saatsid videosid meile, kes kirjutasid mingeid armsaid kirju vastu, inimestele väga meeldis meie video, me saime väga palju komplimente oma video oli väga Seidu-Teidi popp kohta. jah. Ei kunagi kindlasti 100% ma luban teile Mina tahtsin üles panna Hansi luban, nii et Brenda tahtis juba üles panna. Me kindlasti jagame teiega oma Seidu-Teiti. Ma ei tea, kas see on nüüd enne pulmi. miks see peaks peale pulmi olema? Nagu kuupäevad võtame ära sealt. Ei no ma saan aru jah. Aga nagu see on praegu nagu meil on nagu inside joke, vaata. Oma pulmarahvaga. Ja, seda küll jah. Nii et ma ei tea veel. Ma pean mõtlema selle peale. Mõtle. Ei, Jah. me ei pea seda jagama, mul vahet ei ole. Ma just Just. mõtlesin, et see on äge jagamine, äge idee võib-olla, kui keegi tahab ka teha. Kuigi ma ei tea, kas keegi tahaks. Ma ei tea Ma ei ka, usu kas keegi tegelikult. tahaks siukest ideed Siuksed teha. napakad oleme ainult meie, vaata. Selliseid veidraid inimesi on vist vähe jah. Aga kurjastada teab, äkki keegi tahab. Jaa. No kindlasti me ei ole ainukesed lõppkokkuvõttes, aga pigem Seda neid kindlasti, inimesi on jah. vähem, kes tahab. Inimesed pigem tahavad teha mingeid ilusaid Jah. asju kui mingeid siukest pulli nagu meie. Pulli Okei. vennad. Mis edasi? Save the date sai räägitud. Noh, No mis, ma võin kohe välja laduda kiirelt, mis mul pähe tuleb, mis me saime Nii. tehtud. Meil on olemas fotograaf, jep, meil on olemas videograafid, meil on olemas pulmaisa, õige, meil on olemas bänd, õige, meil on olemas DJ, õige. meil on olemas, kõik on olemas, koht on ka muidugi Koht on meil ka olemas. olemas. Catering on siuke, et kohe varsti lähme maitsma toitu, niimoodi, et me vaatame lihtsalt, kuidas teised inimesed toidu maitsevad. Videokõnes toidu maitsmine tuleb huvitav. Jah, et me oleme vaadanud ära nagu menüüd ja teinud oma nagu toidusoovid, et No selles catering on viimane selline suur asi. Jah. Jah. Ja noh, seal on väga palju detaile, mida me oleme ära otsustanud, aga me ei ole selles mõttes jah, et ütleme, et kõige tähtsam oli alguses meil see, et me saaksime koha ja nüüd selle koha ümber me hakkame ehitama kõike muud. Ja noh, loomulikult siis oligi, et noh, kes need inimesed on, kes tuleb kiirelt ära broinida, sest noh, järgmise aasta Jaa. suvi on kohe käes. Huvitaval kombel, muidu oli nagu suhteliselt hästi, aga huvitaval kombel just videograafid olid need, kes olid väga palju, sain vastuseid, et olen book-itud juba. Jah. Videograafidega oli jah. Nii et jah, meil oli, valisime välja hunnik enda soovitusi kuulasime, otsisime ise ka, keda me kuskilt nägime sotsiaalmeediast, siis me kirjutasime mitte hunnik, aga nagu mitmele videograafile, mitmele fotograafile, mitmele pulvaisale ja bändidega oli niimoodi, et mina nägin ühte bändi. Ja see läks. Ja see läks. Et kõikide teistega ikkagi oli see, et noh, et tore oleks teada ju saada erinevaid hinnapakkumisi ja et mulle meeldivad selles mõttes, et ma ei küsinud kellegilt hinnapakkumist, kes mulle ei meeldi. Selles mõttes on ju, et kuidagi siit valesti ei ole aru saada, et me nagu lambist. Need me küsisime, valisime välja oma lemmikud ja küsisime hinnapakkumisi ja siis vaatasime, mida siis meile pakutakse ja kuidas mingid diilid on. Ja siis otsustasime need kõik ära. Noh, algselt meil oli plaanis võtta videograaf, aga nagu kuna me tahtsime pikemat video, siis oli see, et võiks olla 2 tükki neid. Nii et neid me teeme, et tuleb 2, aga jah, bändiga oli küll niimoodi, et pulmaisaga oli ka nii, et pulmaisasid oli ikka väga mitu, kellele me meilid saatsime. Ja jällegi pulmaisasid vist oli üldse nagu sõelal kõige rohkem võrrelda üks. Ja see oligi vist see, kus ma tahtsin öelda, et kui mul oli mingi et kui Eestis umbes siukesed teenused on, et ei vastata värk, et nõme on ja et selles osas ma võib-olla nagu panin need kohad kõikide pulmateenuste otsa, et nagu kui me nüüd räägime reaalselt inimestest, kes nagu
pakuvad neid kõiki teenuseid, siis nemad ikkagi ju vastasid ja olid toredad ja nemad olid selles väga osas head. on kõik ülipositiivne, et ka see, et nagu et me küsisime hinnapakkumist, inimesed saatsid oma hinnapakkumised ja kui me hiljem siis valisime välja, siis me ikkagi kõigile, kellelt me olime hinnapakkumised küsinud, saatsime ka vastu, et me leidsime siis enda pulmaisa või videograafi, fotograafi, mis iganes ja nemad ka seal omakorda jälle vastasid, et nagu siuke hästi nagu tore ja positiivne vibe on nagu pärast kõik kogu selle osaga jäänud. Absoluutselt. Aga jah, pulmaisaga oli siis see, kellega me kindlasti tahtsime kõne teha ja pulmaisa tuli reaalselt meil pulmakoht tuli läbi soovituste ja pulmaisa tuli läbi soovituste, mis on meile siis nagu Instagrami või TikToki või kuskile soovitatud. Jah, need olid läbi soovituste ja pulmaisaga oligi vist kuidagi niimoodi, et me need saatsime laiali ja need nii-öelda päringud ja see jällegi, nagu ma just ütlesin, kui sa tead, et see on õige asi, siis see on õige asi, sest meie praegusele pulmaisa, kes meil siis on, temale me kirjutasime, tema kohe vastas meie toiming ja teeme kohe kõne. Nii et me tegime järgmine päev kõne ja kui me kõne lõpetasime, siis meil mõlemal oli see vibe, et broneerime kohe ära, maksame kõik raha kohe ära, ta on meie pulmaisa. Lukus. Kõik teema maas, meil ei ole rohkem vaja sellest rääkida. Et kohe ei nagu nii tore ja hea vibe. Aga bändiga oli jah niimoodi, et ma leidsin lihtsalt, see tõesti tuli mul ette, väga palju asju on mul ette tulnud, sest terve mu Instagram ja TikTok ja kõik kogu algoritm teab. Pulmakraami täis. Et vist on varsti pulmad tulemas, sest kui minu Instagrami või TikToki minna, siis seal on ainult pulma teemad. Just. Siis mulle tuli üks bänd ja no jube lahe. Ja siis saatsime meie pulma chati selle ja siis reisil oli meil niimoodi, et iga pühapäev oli meil siuksed pulma koosolekud. Just. Ja siis me seal otsustasime asju ja rääkisime ja arutasime mingeid asju. Ja siis mulle meeldis see bänd ja siis Hansule meeldis see bänd ja siis kuidagi nagu, kui me jälle bändist rääkisime, siis jälle tuli see bänd ja siis oli mingi, et et küsisime siis sellelt bändilt hinnapakkumist. Ja siis me mingi ei tea, et päris äge ikka ja teist sellist pole nagu näinud, aga tegelikult ega ei otsinud ka. Ei no mina veits surfasin. Aga siis tegelikult ma tean jah, et sina ja kas me oleme rääkinud ka, kes meil pulmi korraldab või? Võt ei tea. Et meie pulma korraldaja on Hansu ema. Just nii. Nii et siis selles osas, et et pulma chati lähevad kõik videod, värgid, särgid, vaata, et nagu... Me oleme vist rääkinud ikkagi. Jah. Et võib-olla kogu see nagu korraldamine asi on natuke vabam ka, kui see oleks pulma korraldajaga, kes oleks võõras, on ju. Nii et siis kuidagi see bänd jälle tuli teemaks, kui Hansu ema jälle küsis midagi bändi kohta oli mingi, et kuidas siis bändidega või selle bändiga on, siis jälle tuli see bänd teemaks ja siis meil kõigil oli, et ei, no niisama ikka ükski asi ette ei hüppa ja järelikult see bänd ikka peab olema ja me küll võtsime tegelikult teistelt bändidelt ka hinnapakkumisi, aga lõpuni välja ikkagi jäi see bänd. Just. Mulle meeldib, et me räägime mingid bändidest ja asjadest, aga me ei ütle, vaata. Nojah, ma ei saa öelda. Praegu ei saa öelda, jah. Me saame kõike rääkida, nagu peale pulmi kõike. Jah, me võime rääkida, kes käis ja kes meile mul on meeldis. Üks teema, mis on mul ammu hingel. Nii? Ma tahan seda küsida, nii et palun kirjutage meile kommentaari, sest muidu ma ei saa ju seda nagu infot. Ma ei saa sellest aru, me oleme sellest mitu korda rääkinud ja nagu see ei ole üldse nagu, et mina niimoodi arvan ja mismoodi, aga nagu ma tahaks seda teist poolt saada aru. Miks te kõik kasutate ümmargusi laudu pulmas? Nagu... Ma nii väga tahan teada. Ma saan aru, et sellel on üks point, jah. Ma arvan, et need on lihtne saada ja ma arvan, et see tundub fancy. Tundub või? Jah, ma arvan. Mulle ei tundu, aga okei. Yeah. Mina arvasin, et nagu see point on see, et kui sul on ruum, siis sul on ümmargusi laudu palju mugavam sättida ruumiliselt, sul on palju parem seda sisustada, sest sa saad sellega täita ilusti ruumi ära, nii nagu sul vaja. Versus sul on vaja teha mitu pikka lauda või L-tähte või uud, ma ei tea, mida selle pika lauaga teha. Ja see on probleem, ma ei tea tegelikult, on ju, aga ja muide,
kiirelt, mul tuleb nii palju teemasid. Aitäh kõigile, kes on saatnud meile pulmasoovitusi, mänge, see mega- on nagu üliäge, et me oleme need kõik läbi lugenud, ma ei tea, kas me oleme kõigile jõudnud Jah. vastata, aga et me kindlasti nagu loeme need läbi ja nopime sealt nagu kõike endale, mis vähegi nagu meil meeldib. reaalselt, me vastasime ka, ma ei tea, kas inimene tahab üldse, et me räägiks temast, aga ma jätan ta anonüümseks hetkel, sa võid meile uuesti kirjutada, kui sa ei soovi olla anonüümne, aga meil on üks inimene, kes kirjutas reaalselt mingi 5 A4 lehe pikkuse dokumendi, saatis meili meile pulmamängudest, korraldusest. kus ta on käinud, mis tal on meeldinud, üliäge, nagu meil on fail olemas. Jumala crazy, nii et suur aitäh kõigile, kes on soovitanud midagi kirjutanud, nagu mega lahe. See on päris lahe, sest sealt nagu ikkagi saad mingid ideid ja ongi see, et inimesed on ju hästi palju erinevad, et üks asi, mis me mõtleme, arvame, aga ongi, et mis mängud tiirlevad või ongi, et nagu seal oli väga palju näiteid, kui ta kuskil käis mingis pulmas, mis seal oli, mis talle meeldis, mis võib-olla ei meeldinud ja mingid siuksed asjad, nii et see oli päris lahe. Nagu see oli siuke, et see oli nii ootamatu. See oli mingi, Hans, kas sa nägid, mis meil nagu meilis on, et oli lahe, vaata. Nii et see sai ka meil pulmakorraldajale edastatud, on ju. Sai. Jah. Oota, aga mis ma rääkisin? Laudadest. Ja siis, et ma saan selle nagu laua süsteemist aru, et tegelikult see on kindlasti parem selles osas, kuidas sa ruumiliselt seda teed, aga see ei korva ära seda, et mul on reaalselt siis nagu need suured lauad, kui ma nüüd võtan väiksemad lauad, siis see maksab veel rohkem. Ma peaksin võtma nii suured lauad, et sinna mahub vähemalt 8-10 inimest umbes. Need ümmargused. Kui ma võtan väiksemad, siis neid laud on 1 000 000, lauakatet on rohkem, lilli tuleb rohkem sinna osta, linu on vaja rohkem ja lõppkokkuvõttes laua, et 10 laua asemel on sul võib-olla 15 lauda vaja, et siis nagu see summa läheb järjest suuremaks. Et see nagu, on üks pool, et siis enamasti ta jääks ikkagi selle mingi 8-10 inimese peale, mis tähendab seda, et see laud on nii suur, et kui me nüüd kõik koos siin istume, siis mina saan rääkida ainult endast vasakul-poolsel inimesega ja paremapoolse inimesega. Need inimesed, kes mul vastas istuvad, nad on nii kaugel minust, me ei kuule. Nagu ümberringi käib pidu, sul on nagu hunnik, kui see on intiimne pulm, kus on võib-olla 20 inimest, siis võib-olla kuuleme, kui ei ole mingit mussi asja, aga nagu reaalselt mõtle õhtu, bänd. Mis sa näed? Et on intiimne pulm 20 inimest. Ma just kujutan, et on 2 ümmargust laud. No siis mis peaks pikk laud olema. Tundub naljakas. Ja on küll. Siis peaks vist pikk olema jah, aga igal juhul. Ja siis minu mõte on see, et üks miinus on see, ja see üldse ei meeldi mulle see mõte, et ma saan 2 inimesega, kui sul on pikk laud, siis see laud on piisavalt kitsas või lai või mis iganes, et sa saad rääkida mõlema inimesega, kes su kõrval istub ja vähemalt 3 inimesega, kes su vastas istub. See on kõige suurem pluss. Sa näed neid, ehk siis sul on ümberringi 5 inimest, kellega sa saad suhelda. Just. Kui ma paigutan laud, nagu panen inimesi istuma, mul on üli hea niimoodi mõelda neid gruppe ka, vaata. Kui sa omavahel rääkida saad versus, et sul on nagu 2 inimest. 12-ne, ma ei tea, mingi punt inimesi, 12 inimest, siis ei teki, üks laud on see, need, kes üle jäid. Ja see on üks teine väga suur point ümmargusel laual. Ma saan sinna panna 8 või 10 inimest. Aga äkki mul on seltskond, kus on 12 inimest. Või äkki mul on seltskond, kus on 6 inimest. Ja siis ma pean nende 6 inimese juurde panema mingi 2 võõrast inimest, vaata. Ja nii juhtub ka pikal laual mingil määral. Aga sul ei ole nagu kindel arv inimesi, keda sa pead panema klotsidesse. Et sul ongi 8-10 inimest siin lauas, 8-10 inimest siin lauas. Mul ei ole väga palju gruppe, kes on nagu 800, vaata. Ma võin panna 4 ja 4 kokku ja siis võib juhtuda, et ühe ümmarguse lauaga juhtub selline asi, et sul jäävad sinna nii-öelda jäägid, mis kõlab üli halvasti, aga et kui sul on nagu grupp, mul on näiteks seltskond on, kus meil on grupis 6 inimest, kes teavad 11, siis mul on teine grupp, kes on 8 inimest teavad 11, on ju. Siis mul on grupp, kus on 12 inimest, kes teavad 11 ja siis mul on 2 inimest, kes ei tea kedagi teist. 1 inimene, kes ei tea kedagi teist. Et siis nagu need ma paigutan kuskile nende inimeste juurde. Mingi maailma kõige suurem kärbes. Väga veider, jah. Talvu ka veel pole enne näinud kärbest. et siis need inimesed ma paigutan sinna,
kus ma arvan, et nende seltskonnaga nad ülihästi sobiksid, vaata. Aga et nagu, et ei teki sellist, aga et kui sul on nagu 8 ja 10 inimest, siis sa ei saa Jah. sinna paigutada neid inimesi. Mhm. Et siis need inimesed jäävadki kuskil omaette. No ühesõnaga, mulle tundub see nii keeruline, mulle ei meeldi see mõte, et mul on see limiit 8 ja 10 inimest ja mul nagu kõige suurem miinus ja see korvab kõik ülejäänu ära, on see, et sa saad rääkida 2 inimesega. Ja minule ka see ümmarguste laudade puhul üldse ei meeldi, nii et see on ka minu jaoks kõige suurem, aga ma arvan, et jah, et see, et kui et nagu pikka lauda on, nagu sa ise ütlesid, palju raskem teha saalidesse, et ma arvan, ongi see See on lihtsus see point, jah. ja noh, võimalik, Aga ikkagi ma tahaks kuulda, kas on veel jah, mingeid pointe, sest mina saan aru, et pikad lauad peaks olema odavamad kui ümmargused lauad, jah, no ja, aga see võib olla nõudluse teema ka praegu. jah, Ja siis ongi see, et kuna ma nüüd sain aru, et kõik tahavad ümmargusi laudu, ma olen igal pool näinud ümmargusi laudu, no see ei näe nüüd nii palju ilusam välja, et sellepärast ümmargusi laudu. Ja jälle, see on maitse asi, ma ei ütle, et see Maitse asi, on kole või midagi, absoluutselt, aga lihtsalt ma tahtsin teada, et kas on mingisuguseid pointe, mille peale ma ei tule. mhm, Et miks te teete niimoodi? Ma tahan teada, vaata. just. Nii et see oli teema, mis ma mõtlesin, ma räägin siin, äkki keegi viitsib kirjutada. Kas me tahame rääkida ühest asjast veel, millega me Vietnamis pulmadega tegelesime? Pulmariided. No me peame sellest rääkima, sest vlogis on lubatud ja ma põhjusega vlogis sellest ei rääkinud. Vlogis on siis näha, kuidas me kõike seda teeme, Ja aga mis juhtus? Selle me jäitsime siia, sellepärast et seda on natuke vaja ma oleks pikemalt lahti vlogis nagu rääkida. istunud ja teinud sama asja, mis me siin teeme, vaata. Just. Vaata, nüüd on raudselt niimoodi, et kui meil pulmad tulevad, siis meil on ümmargused lauad. Ma ei välista seda, No ja me üritame nagu, no jah, ongi siis et see noh, point, et nagu ikka pulmas, mul on asjad, mida ma eelistan, asjad, mida ei eelista, noh, lõppkokkuvõttes, kui on mingi asi, mida ma eelistan, aga alternatiiv on 3000 eurot odavam, siis ma võtan alternatiivi. no laudade puhul me teame, et päris nii ei ole, No nii, jah. aga noh, et äkki seal ruumis lihtsalt ei tööta, vaata, pikk laud. Just, Et siis, nii võib olla. nii et jah, et siis on nagu naljakas vaata, et teeme nii maha need, ma ei tee maha, ma tahan teada jah. lihtsalt, et kas seal on mingi point veel, sest minu jaoks nagu need Äkki mõni teised. suur pluss, mida sa ei mõtlegi. Ja seda mõtlengi, sellepärast ma küsingi, et mina ei tea, mulle ei tundu ja noh, need argumendid, et mis trumpab selle üle, et ma saaksin 5 inimesega rääkida versus 2 inimesega, on ju. Jah. Igal juhul. Nii, aga hakkasime juba rääkima pulmariided. Pulmariied, kes ei tea, siis Vietnam on üks maailma kõige üldse suuremaid riidetootjaid ja eriti just, kui me räägime sellest, räägime nii-öelda rätsepa või selga õmmeldud riietest, siis see on nagu turistide seas väga popp teema Austraalias, Vietnamis. See on üldse just ausside puhul, Jah. no üldse üle maailma ka, aga just nagu aussid ekstra lähevadki sinna. Aga noh, kui me Vietnamis käisime ka, lihtsalt seal oli näha, noh, pum, Ja rätsepkoerad ainult nagu. rätsepakohad Jah. olid, jah. Nii et neid oli nagu mega palju seal ja me oma reisi alguses käisime ka mõnes ja siis me mingi hetk arvasime, et me ei tee midagi, aga siis Brendal oli nagu üpris selge visioon, mida sa tahad oma nii-öelda teiseks pulmakleidiks, ehk siis võib-olla selle Teise päeva ja jah, teise päeva ja kleidiks vist. õhtupulmakleidiks, eks ole. Ja et jah, sul oli kindel nagu visioon, mida sa tahtsid, et sul ei olnud nagu otseselt mingit seda kleiti taha, on ju, või seda mis iganes asja. Ja siis me üks päev läksime siis rätsepa juurde ja kuidagi kõik läks niimoodi vsiuh-vsiuh, jooksvalt läks. Ja siis lasime kleidi tellimusse. Ma mäletan, et sinu jaoks oli väga tähtis see, et see just see nii-öelda teine päeva, et kui niikuinii, noh, pulmakleit on pulmakleit, on ju lõppkokkuvõttes, et sellega pulmakleidiga Vuulisesse ei lähe, on ju, toitu ostma. Või isegi Arvatavasti selle teise päeva kleidiga ka mitte. Sydney ooperimajja ei lähe isegi, on ju. Ei no kuhugi ei lähe, kuhu sa lähed pulmakleidiga. Just, et see teine päev, see just tahtsidki nagu ise disainida seda süükseks, et ta oleks väga mitmekülgne, pluss, et seda oleks võimalikult palju tulevikus sul ka võimalik kasutada. No ma võin öelda selles mõttes, et see pulmakleit, teise päeva pulmakleit on 2 jupis. Et mul on ka teisel päeval valik valida kas üks osa või teine osa või mõlemad osad. Ja kogu selle point oli jah see,
et pulmakleit, mis ma endal ostan, ma müün selle pärast maha. Sest nagu mida ma teen sellega, ma ei näe pointi osta omale, noh, tuleb välja, Austraalias on väga kallid pulmakleidid, ehk siis kalli raha eest pulmakleit, kanda seda üks päev ja siis Kapi jätta seisma see panna. kappi kõdunema aastateks või noh, terveks eluks, sellepärast, et mida ma teen sellega hiljem. Ja see, ma tean, et noh, vaata, osadel inimestel on mingitel asjadel, noh, et pulmapäeval kandsin värk-särki, ma ei tea, seal pulmapäeval on nii palju muid asju, ma võtangi need videod, mis videograaf teeb, ma võtan need fotod, mis fotograaf teeb ja kõik need on need minu mälestused pulmapäevast ja kui ma otseselt mingit asja tahan, siis ma võin ka selle seal pulmapäeval midagi välja mõelda, et ma tean, noh, tehakse see küünal on ju, mida iga aasta põletatakse. Ma ei tea, minu arust seal pulmapäeval kohe nagu antakse üks asi, mis nagu... Sõrmus on jah, näiteks on ju. Et mingid sellised asjad, et mina ei näe tähtsust mingil riideesemel selles osas, et ma jätaksin selle kappi seisma. Eriti, et noh, ja ma üldsegi kõik, kes näevad, kõik, kes tahavad hoida, ma üldse nagu ei vähenda seda mõtet ka. Jumala eest, hoidke, kui tahate, on ju. Just. Ja ma tean, et Vietnamis, kui ma seal ühel tuuril käisime, siis ma näitasin või rääkisin siis üks tüdruk, kes oli pärit Saksamaalt ja teine oli siis Hongkongist pärit. Ja siis me nendega rääkisime pulmadest ja pulmakleidi tegemisest ja ühesõnaga kõik asju. Ja siis ma ütlesin ka neile, vaata, et ei, no ma pärast müün maha. Siis ta oli ka mingi, issand, miks sa maha müüd? Siis ma mingi, noh, rääkisin sama juttu, et mida ma teen sellega, vaat, mõtet hoida seda ja nii edasi. Ja noh, tore oleks oma pulmakleidist niikuinii nagu mingi pool raha tagasi saada, aga nagu rahaks lõppkokkuvõttes. Point on see, et ilus asi, eriti kui me räägime nüüd sellest, noh, võib-olla ma ostan selle esimese kleidi, mis ma proovisin, no point on see, et võib-olla see ongi, ma ei tea, vahet pole, mis kleit see on, olgu see disainerkleit või mis iganes, sinna on tohutult palju materjali pandud, keegi on selle õmmelnud ja siis ma kannan seda üks päev ja siis ülejäänud terve elu kõduneb, vaata, et ta võiks olla kasutuses, mis iganes, et see nagu point ka sinna juurde, aga siis mõte, mida ma ei mõelnud tol hetkel, aga tundus väga loogiline, et nagu osad inimesed niimoodi mõtlevad, et ei, et nagu sa hoiad alles oma lastele. See oli kohe mingi, ei, et nagu, noh, üks asi on see, et selleks hetkeks on aeg juba nii palju edasi liikunud, et keegi ei taha seda minu mingit kleiti, mis on eelmise sajandi oma. Ja vanamuti kleit. Aga ei tea, vaata, sõltub on ju, et see võib väga lahe olla nagu, kui ma ei tea, kui mul vanaemal või emal oleks pulmakleit alles, siis võib-olla ma mõtleks selle mingi ümber disainimisele ja nii edasi, aga et see võib-olla oleks lahe mõte, aga siiski ma ei hoiaks seda nagu nii kaua. Ta ei püsi nii ilus, mood, kõik asjad liiguvad, värgid, särgid, ammu uued mingid tehnoloogiad, asjad, vaata, et nagu mõttetu minu poolest hoida ja noh, üks väga suur teema, mida me siin ei ole rääkinud ja nagu ma olen hoidnud seda teemat paremateks päevadeks, on see, et aga kes üldse ütleb, et me plaanime lapsi saada? Ehk siis, et nagu me ei tea, vaata, hetkel lähiaastatel ei ole plaanis, ei välista, et kunagi lapsi plaanime, aga ei välista ka seda, et me ei plaani lapsi saada, et nagu, et see ei peaks olema nii loogiline asi, mida inimesed nagu arvavad, et noh, et seesama, eriti kui sa nagu abiellud ja nagu noh, jällegi, et abiellumine ei ole loogiline asi, laste saamine ei ole loogiline asi, et see kõik ei peaks olema see, et nagu kindlalt kõik saavad lapsi vaata või nagu planeerivad saada. Et see kuidagi tundub inimestel, ma saan sellest aru, miks inimesed niimoodi mõtlevad, aga see ei peaks olema nii common teema, et nagu, et kuidagi loogiline, et sa arvad, et kõik inimesed saavad lapsi ja kõik inimesed tahavad lapsi saada, vaata, et nagu selles osas. Nii et seal on nagu selles osas on mitu pointi, miks, et isegi kui on see point, siis ma ikkagi ei näe, et seda kleiti alles hoida. Nii et siis ma mõtlesin, et võib-olla oleks lahe, kui ma tahaksin teha omale teisele päevale mingisuguse kleidi ja ma natuke mõtlesin ja vaatasin erinevaid mingisuguseid disaine. Siis ma mõtlesin, et äkki ma teen nagu 2-osalise kleidi, nii öelda, mida ma saan kunagi tulevikus kasutada. Et ma teengi nagu seeliku ja pluusi põhimõtteliselt. Aga fancy seelik ja pluus? Võib-olla. No, Ants ei tea midagi mina ei ole näinud, nii et ma lihtsalt
ma olen samas positsioonis kui teie, ja, ma ja enam-vähem. nagu siis mul alati nagu alternatiiv ka see, et kui mul on vaja näiteks, ma ei tea, kui ma tahan kell 12 kleidi ära vahetada ja mitte retsida oma kleiti või võib-olla mul ei ole kõige mugavam selle kleidiga või ma ei tea, vaata. Et siis mul on variant see teise päeva kleit panna õhtul selga, kuigi Just. siis võib-olla ei ole mul variant enam teisel päeval see selga panna. No mis iganes, vahet ei ole. Siis ma mõtlesin, et kui ma siukse asja teen, et siis see on reaalselt riideese, mille ma jätan endale alles ja kui meil tuleb aastapäev või läheme me ooperisse või läheme me õhtusöögile, siis ma võin ühte või teist osa kanda. Ja ma ei välista neid mõlemaid kanda, sest nagu noh, see sõltub vaata outfitist, et mis jalanõud sa paned, mis käekoti sa paned, mis soengu sa teed, mis meigi, mis ehted sa juurde paned, sa annad erinevat vibe'i. Nii et ma võiksin teda vabalt niimoodi kanda, et ta ei ole just kui pulmakleit ka ühes nii-öelda tükis on ja. Ja mulle nagu meeldis see mõte. Ja selle ma mõtlesin juba Austraalias välja. Aga kui me sinna lendasime, see oli mingi, ma ei tea, jube keeruline, ei viitsi tegeleda, et nagu, ma ei tea, see tundus kõik siuke, ma ei tea, ma ei jaksa tegeleda sellega, ma ei oska seletada, kuidas, mismoodi ma tahan ja mida iganes. Ja siis ma mõtlesin, ma lasen lihtsalt kleidi teha alguses. Nii et me kõige esimestel päevadel, ja noh, point siis see ka, et väga paljud austraallased lendavadki ekstra Vietnamisse selleks, et lastagi seal teha oma õhtukleidid, pulmakleidid, ülikonnad, kõik jutud, siis nad tulevad siia. Austraalias väga nagu head ja mainekad brändid, kui sa vaatad nende silti, kus need riided toodetud on, siis need on toodetud Vietnamis. Et see on nagu mitte lihtsalt, et see on nagu, ma ei tea, odav või midagi sellist, see ei ole odav, kui sa lähed hea rätsepa juurde ja nii edasi, siis ta ikkagi küsib ausat hinda ja seal ei ole nagu, me ei räägi siin nagu mingisugusest, ma ei tea, lapstööjõust ja mingist nagu sellest Hiina jamast on ju, kui me nagu seda räägime, et ikkagi seal on nagu päris rätsepad ja päris värk on ju, et päris rätsepal on oma rätsepakoda, sa lähed sinna bla on ju. Ja et lihtsalt on kõvasti odavam kui on Austraalias, oli mu point siis. Ja siis väga paljud käivad ja lasevad teha omale pulmakleite ja igasugu kleite ja asju. Ja ma mõtlesin, ma lähen lasen lihtsalt ühe kleidi teha. Ja kui ma siis ühte sinna sisse astusin, mis oli ka siis üks kallimaid on ju, nii-öelda neil on ka mingid oma mained on ju, siis tuli välja, et see kleit lihtsalt mingis mõttes suvaline kleit maksis nii palju, et ma eraatasin osta seda seal. Või nagu seal oli mingi puff, mida nad ei saanud teha. Ja siis ma ei taha nagu mingi 4 sotti maksta selle eest, vaata. Kleidi eest, mis ma tegelikult saaksin siin Ausis tellida online'ist odavamalt. Aga nagu on vahe, kas sa tellid lihtsalt mingi numbri. Valmis riide või see on rätsep. Või see on sulle selga õmmeldud, on ju. Aga kuna meil on keha muutumine, kõik see, siis see oli ka üks põhjus, miks me mõtlesime, meil lase teha omale asju Vietnamis. Just. Aga jah, igal juhul selle teise päeva asja ma mõtlesin niimoodi välja, et kui ma võtan alla, kui ma ei võta alla, mis iganes, seda saab timmida. Kõik on hästi. Jah, nii et Brenda tegi teise päeva kleidi. Jah. Mis sa naerad? Ja siis... Oota, miks sa naerad praegu? Miks sa naerad? Sa vahepeal läksid juba niimoodi. Mul oli vaja kõike rääkida korra. Hakkas korra rappa minema juba. Ja, nii. Nii et ma nüüd viin 2 osas. Ja siis, kui me selle olime ära tellinud, siis mina olin ka seal, aga mina ei tea midagi. Mina lihtsalt olin nii-öelda ooteruumis, ütleme nii. Ja siis ma ka tegelesin seal pulma asjadega ja mõtlesin ka, et ma nagu mitu korda juba olin mõelnud, et kas ma teen seal Vietnamis ülikonna või ei tee, et ei ole nagu 100% selles vormis veel, mis ma tahaks olla seal pulmas võib-olla, on ju. Ja siis uurisin seal Indu, Austraalias, Vietnamis, särki-värki. Ja siis lõpuks, siis me läksime ära sealt. Mina sain oma kleidi hinna teada, panin tellimusi sisse, sinna läks mingi, seal oli palav ka, läks mingi 45 minutit, tund aega olime seal, siis läksime minema. Siis läksime minema, siis kõnnisime 2 tänavat edasi ja siis ma ikkagi otsusin, et kõigepealt Hans oli mingi, äkki ma peaks ikka tegema. Äkki peaks ära tegema. Ja siis olime, et lähme vaatame, et mis see hind on. Ja selles me arvatavasti käisime ühes kallimas, seal on uhkemaid, on väiksemaid, on suuremaid, me käisime üpris uhkes kohas ka ja läksime sinna
ja valisime seal materjale, jube stressirohke oli, ei suutnud valida üldse, oli seal üks värv ja oli teine värv ja kas see on nüüd parem või see on parem ja jube keeruline, lõpuks otsustasime ära kõik asjad. Saad sära minna vahepeal sealt, mingi ei, ma ei tea, ma ei nii tea. pingeline oli noh. Ja no ja mõtle, kui pingeline on pulmakleiti mul valida. Ja ma usun. Ja igastahes panime tund aega hiljem panime minu ülikonna tellimusega sisse. Ma arvan, see oli 1,5 tundi kokku. Me vlogis arvatavasti oskame öelda seda vlogis, ka. Jah, seda kõike näete vlogis ka. Nii et sellepärast ma siin nagu liiga pikalt ei taha siin peatuda ka, et jälle seda topelt sisu ei tekiks. Aga ja siis paar päeva hiljem läksime proovima. Kas sulle kohe sobis või? Või sul seal tehti ka midagi ümber või? Ja mul ei läinud selga kõigepealt. Siis tehti midagi ümber. Ja siis öeldi, oota 15 minutit ja siis läks. Nii et põhimõtteliselt sul oli sellega oli nagu suht hästi ja kohe. Nad teevad jah, esimese proovimisega oli kõik okk ja siis nagu oli kõik okk, aga nagu ongi see, et nad ei tee nagu neid allääri ei jõmble nagu enne valmis, kui sa oled öelnud oma sõna vaata ja nii edasi, et nagu viimistlus oli ikkagi nii, et järgmine päev saad vaata. Minu ülikonnaga me vist tegime kaks korda tegime, mitte ümber, aga tegime nagu sätisime lihtsalt. Nii et jah, minul sai siis 2 korda tehtud ja lõpuks toodi ülikond ja siis teise päeva kleit toodi meile hotelli ära. Kleidi me saime kaasa, aga ülikond tuli järgmine päev, sest ülikond oli valmis, aga siis meil oli see, et ta ikkagi, me ütlesime ka, vaata seal oli see teema, et me ütlesime ka, et võimalik, et meil on vaja hiljem see natuke ümber teha, väiksemaks teha neid asju, et siis, et nad jätaks nagu rohkem sinna sisse varu, kui nad muidu jätavad. Nii et sinul oli jah pükstega, alguses need olid vist liiga lühikesed, siis nad tegid need püksid pikemaks ja siis teinekord, kui arvasid, et kõik on valmis, siis järsku need püksid olid suured sulle. Nagu puusa kohtadelt ja niimoodi. Nii et siis oli vaja seal veel timmida, kuigi siis tol hetkel arvasime, et kõik on okk. Nii et siis neil oli see, et okei, me saadame nagu homme teile hotelli selle. Just. Ja siis nii, et saime kätte, proovisime selga, kõik sobis väga hästi. Nii et pulmaülikond olemas, pulma teise päeva kleit olemas. Kõik oli super hästi. Kõik oli super hästi. Ja võib öelda, et siiamaani on super hästi nende asjadega. Aga siis üks hommik Brenda avastas siis, et ta vaatas selle sama meie rätsepakoja Instagramis vist ringi ja et neil oli sarnane kleit, mille peale ta on siis mõelnud enda pulmakleidiks. Midagi sarnast oli seal, jah. Ja siis, kes Gold Coasti vlogi on näinud, kus Brenda käis Kaisaga neid kleite vaatamas, siis sa vist saatsid selle kleidi ka veel Kaisale. Et kas tundub talle ka vist jah sarnane või siuke nagu ala, mis neile seal meeldisid või midagi sellist. Et point oli sellel lõikel ja asjal, et nagu mingid asjad on ju, et see lõige oleks. Jälle, mina ei tea väga palju, nii et mina räägin nii palju, kui mina tean. Hans teeb seda, mida mina olen talle rääkinud. Ma ei kujuta ette, mis sinu peas see nagu on. Mul pole õrna ja mul pole, igastahes terve aeg Brenda on mulle öelnud, et seda ei saa teha. Seda kleiti ei saa teha või sellist kleiti või mis iganes. Seda ei ole võimalik teha, et see ei hoia õigesti, mis iganes. Ei ole võimalik ja siis... Sest see kleit on tehtud disainer on teinud selle kleidi, on põhjusega see kleit selline nagu ta on ja seda ei ole võimalik nagu niimoodi hoidma panna, vaata, et see nagu tehtud sellel lihtsalt infoks, et nagu ma nüüd olen uurinud ka selle kleidi kohta, kas mul nagu Gold Coast on jube kaugel mu kodust, et kas ma saaks Sydneysse minna või Melbourne'i kuskile butiiki, kes müüb ka, nagu see on Euroopa disaineri kleit siis ja Euroopast siia tulla, mis iganes ühesõnaga. Kahjuks terve Austraalia peale, kõikides butiikides. Ainult ühes butiigis müüb seda kleiti siis seesama butiik, kus ma käisin ja seda kleiti rohkem siin mitte kuskile müüda. Ja siis see tundus loogiline ka, et midagi sarnast, et see kleit sobis väga hästi, et kas ma saaksin midagi sarnast teha, aga et ta ei hakka kunagi niimoodi hoidma nagu see kleit. Sest disainer kleit, kindlad mingid asjad, tema teab, kuidas ta on selle kleidi disainid ja kokku pandud. Jah, disainer kleit, jah. Ja igastahes siis seal tollel hommikul oli kõvasti peamurdmist, kas teeme või ei tee või proovime või ei proovi õmblejate või rätsepadega või kuidas iganes neid kutsutakse, nendega räägitud läbi ja siis otsustasime, et lähme ja proovime.
mulle jah meeldis nii väga enda teise päeva kleits ja see tuli palju või Ja nagu ma ülikond mõtlesin, oli ma teen väga hea. midagi lihtsat, kas tuli parem, kui ma ootasin, ülikond oli super ilus, aga no nad ongi tegelikult, miks me ka sinna läksime, nad ongi pulmadele suht palju nagu Ja, nende orienteeritud. suund Ja, ja eriti nagu ülikonnad ja kui mina ülikonda proovisin, siis oli ka kõrval oli naine proovis oma pulmakleiti. Nii et Jah. jah. Ja käisime ära, maksime Brenda seal disainis, särki-värki, möllasid seal, mina ei tea, mis nad tegid no kõigepealt oli see, et me vaatasime materjalid üle, et kas on nagu sobib. päris värk. Jah. Tegime seal mingeid erinevaid mingeid teste, mingeid asju, kortsutasin seda, et kas nagu jäävad kortsud sisse, kuidas see jääb, bla, bla, bla. Tundus väga, väga hea ja kvaliteetne materjal, mis nagu oligi, mitte ainult ei tundunud, vaid oligi See ongi. tegelikult. Ja, ja siis Et kui vaata, probleem on see, et kui sa teed pulmakleiti ja see on tehtud odavast materjalist, siis see näeb odav välja. jah, Et nagu ta näeb, vaata see sinine valgus võib tulla sellele ja see on nagu väga halb. nii et tellisime ära Jah, pulmakleidi, maksime poole summa ära. maksime pool rahast ära ja vist 4 päeva hiljem läksime proovima. Ja Brenda proovis umbes vist tund aega seda, kui ma mäletan õigesti. Ja siis Ja ma tuletan meelde, seal on nagu vähe ruumi, seal on palav, seal on küll see konditsioneer, Vietnamis üldse on need konditsioneerid, aga kõik nii asjad et on kaasas lahti. kantavad. Nii et jah. põhimõtteliselt õues on konditsioneer. Ja ma ise olen ka vaata kogu aeg paistes. Ja nagu niiske kliima hästi humid tähendab seda, et nagu sa oled läbimärk kogu aeg vaata. Jah, pluss Veits sa sihuke lasid teha veel kleepekas kleidi kogu aeg. väiksema. Jah, ma lasin teha kleidi väiksema, et nagu ma võtan alla, vaata. Just. Mul on plaanis alla võtta, nii et jah. Ja Brenda käis, proovis ära. Mina ootasin vanaja ooteruumis, chill jälle, tund aega. Kiire detail veel siia, ma tegin selle kleidi väiksema, aga jällegi nii, nagu ma ütlesin oma eelmise selle kleidi kohta, et niimoodi safe'ilt, et seda saab nagu, et see läheb mulle praegu selga, aga kui ma olen väiksem, siis nagu noh, see on parem. Jah. Nii-öelda. Ja tulime ära sealt esimesest proovimisest ja Brenda ütles, et ma arvan, et see on minu pulmakleit. Ma olin nii õnnelik. Brenda oli nii õnnelik, mina olin õnnelik, sest see oli väga pingeline, eks ole, olukord. Kas sobib, ei sobi, mis värk on. Brenda ütles, et ta arvab, et see on pulmakleit. Siis läksime sööma, tšahhat, vanaja on ju. Siis me joogid, olime pummna, võidumehed. Kui õnnelikud me olime, mis kõik Hans ütles, Hans õitses nagu, ma pole vlogist ammu Hansu näete. nii õnnelikult näinud, nii et seda kõike te näete vlogist. Just, vahetud emotsioonid. Jah, siis läksime koju. Õhtu oli, kell oli mingi 10. Ja siis mina ei tea, vaatasime telkut veits veel midagi. Me vaatasime Sailo sarja, ülipõnev, kui te ei ole vaadanud, minge vaadake Sailot, see on nagu nii põnev sari. Ja siis ma käisin mingi vetsus korra vist. Poole sari, ja siis mul lihtsalt tuli pähe, et ma läheks korraks vaataks pilte. Ja siis ma läksin, vaatasin pilte. Ja siis no mina räägin teile nii nagu sina nägid seda. Ja siis seda. Ma räägin nagu ja see info, mis mulle on antud, sealt pildi pealt vastu vaatas arvatavasti sellel planeedil. Hans ei tea mitte midagi, Hans ei saagi teada ja sellepärast ma vahepeal ajan hästi palju häma ka talle nagu pulmakleidist. Et ta nagu, et tal ei tekiks ühtegi kujutluspilti. Mul ei ole mitte ühtegi kujutluspilti. Sest ma vahepeal ajan nagu hästi palju nagu jauran mingeid suvalisi asju vaata. Igastahes ma võtan see tollel õhtul toimus see kokkuvarisemine mitu tundi, ma ütleks. Aga kui ma võtan lühidalt kokku, siis mis emotsiooni ma sain Brenda käest ja tema näoilmetest ja see, kuidas ta rääkis sellest, oli see, et kui sa telefoni vaatas neid pilte sellest kleidist, siis 2 tundi tagasi oli see pulmakleit ja praeguseks oli see arvatavasti kõige rõvedam asi, mis siin maakeral kunagi kokku on pandud. See oli see emotsioon, mis mina sain.
et see oli kohutav, kõik on vale, mitte midagi. Siuke tunne, et vist tehti lillat värvi või erkpunane või ma ei tea, noh, kõik oli valge ikkagi kõik selles oli nii mõttes. vale lihtsalt, saate aru. Kõik oli nagu ikka kohutavalt vale. Jah. On sul siia lisada midagi, mis... Ei, no oligi. Ma siis õhtul, ma ei tea, midagi jäi mind närima. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen vaatan korraks pilte. Noh, pildid, mis oli siis meie inspo, on ju, ja siis mingid detailid, mis me juurde rääkisime. Ja siis ma läksin pilti vaatama. Ja see oli nii kole. See oli lihtsalt, kuidas ma üldse sain nii õnnelik olla? Et nagu see on vale, seal on valele poole asjad tehtud, see on täiesti vale lõikega, et nagu seal on väga suur, noh, nüüd ma natuke olen uurinud, on ju, et on ju erinevad mingisugused, ei, ma ei saa ikka liiga palju rääkida, ma pärast pulmi räägin nagu nii, nagu ma saan. Aga, et on ju erinevad lõiked pulmakleidid ja põhimõtteliselt, kui sa tahad ühte äärmust, siis ilmselgelt sa ei taha teist äärmust, on ju. Ja ma sain selle ühe äärmuse asemel täiesti teise äärmuse, mu kleit oli valesti õmmeldud. Ja mul olid need asjad kuskile vale kohale pandud ja ongi see, et sa lähed sinna ja siis seal mingi sapsitakse ja palav on ja kuidagi ma ei tea, mis võib-olla ikkagi see emotsioon, et sa oled mingi pulmakleidis nii äge, vaata, et sa nagu ei mõtle võib-olla kõige selgemalt, ma ei tea. Hea, et ma need pildid tegin, sest kui ma nagu neid pilte seal õhtul vaatasin, ma olin nii paanikas. Minu meelest ma hakkasin nutma ka vist, et nagu nii kole on ja et nüüd on nagu, noh, mis me enam teeme selles mõttes, et nagu raha on nüüd läinud ja nüüd ma ei tahtnud... Sellest rahast oli nii kahju kuidagi, ma ei nagu mingi oma nagu ma ei tahtnud osta seda esimest pulmakleiti, sest see on nii kallis. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et aga äkki mulle meeldib mingi siukse lõikega värk-särki, et ma lasen õmmelda, mõtle oma kehasse pulmakleidi, kuigi see disainerkleit tuleks ka minu kehasse tulla, aga vahet ei ole. Ma saan odavamalt ja siis nüüd ma 2-kordistasin oma pulmakleidi hinda, et nagu mul pigem see point oli see, et ma olen nii loll, et ma tahtsin odavamalt saada, aga nüüd ma saan ikka kallimalt, sellepärast, et ma ostan ikkagi selle kalli esimese kleidi ja ma ostan selle teise kleidi ka ja siis mul on 3. kleit ka veel, vaata. Jah, igal juhul ma olin väga pettunud ja siis nagu kui ma olen nagu pettunud, siis ilmselgelt kõik on võimendatud ja siis ma olen väga dramaatiline. Jah, sa oled väga dramaatiline. Ja siis kõik on nii halb. Ja ma olen nagu... ma räägin, see oli kõige rõvedam asi maailmas, mis sealt vastu vaatas. Aga sa ei tea ju. No jah, ma ei tea. Ei, ma ei öelnud seda. Ma ütlen, aga mina ütlen rahvale edasi, mis emotsiooni sa edasi andsid. Et lihtsalt, et ma olen nagu nii vihane enda peale, et miks ma nagu nii tige olin ja miks see kõik nii nagu suureks ja dramaatiliseks läks, oligi see, et esimeses hetkes saati, kui meil tekkis arutelu, et äkki ma lasen oma pulmakleidi siin teha, ma ütlesin, seda ei saa teha. Ja miks see kõik mind nii vihale tol hetkel ajas, kui ma avastasin, et see kleit on kole, valesti õmmeldud, see ei hoia nii, nagu ma tahtsin ja üldsegi mingid asjad, mis pidid olema ühel pool, on hoopis teisel pool, sest me vaatasime peegelpildis ja nagu mingid lollid asjad vaata ja siis ongi mingi, et mina ei ole see, kes nagu seda kleiti kokku paneb, mina kinnitasin selle, mis mulle öeldi, aga me tegelikult mõlemad vaatasime valesti, me vaatasime peegelpilti, aga tegelikult me tahtsime teisele poole ja tegelikult see kleit on disainitud teistmoodi, et mingid nagu nüansid, mis olid mingil ühel pool, need ei tööta, kui sa teise nüansi paned teisele poole. Noh, mingid siuksed asjad on ju. Ja siis sellist mõistu juttu ma kuulsingi mitu tundi järjest. Ja see kõik ajas mind nii vihale sellepärast, mitte see, et see kleit ei tulnud välja, mitte see raha ja kõik need asjad, vaid sellepärast, et ma ju teadsin algusest peale ja ma olin nii vihane enda peale, et miks ma ei jäänud endale kindlaks, miks ma jälle nagu kahtlesin või läksin üle enda mingitest asjadest, mida ma tegelikult ju teadsin. Ma teadsin algusest peale, et nad ei ole võimelised seda õmblema, mida ma tahan. Nad ütlesid mulle algusest peale, et nad saavad anda 70-80%. 30% on ju puudu. On. Loogiline, et ma ei saa ju lõppude lõpuks seda, mis ma tahan. Ja
ma räägin sellest hetkest saati, kui me sinna läksime, ma ütlesin, et mina oma kleiti siin kindlasti õmmelda ei taha, sest mul on seal mingid detailid, mida nad ei ole võimelised tegema. Kui ma neile näitasin seda kleiti, mida ma tahaksin, siis nad olid mingi jaa, me saaksime teha, noh, umbes mingi 70-80% on ju. Ja ma küsisin ekstra üle, kas nad on võimelised just seda asja sinna tegema, mille pärast ma üldse tegelikult seda kleiti tahan, on ju. Nüüd just nad on võimelised seda tegema. Noh, tegelikult seda ei olnud seal pildi peal. Ja seda ei olnud üldse seal nagu see põhiasi, mida ma tahtsin. Üks oli see hoiak, aga üks detail oli seal, mis oli väga oluline. Arvused kuuled, ärge muretsege, kui te olete midagi aru ei saa. Mina ei saa ka mitte midagi aru. Mul pole õrna aega, mis kleit see tuleb selline, see on mingisugune UFO kleit. Ei, see on hästi nagu tavaline ja lihtne kleit võib olla, aga lihtsalt väiksed nüansid on olulised. Igal juhul. Ja miks see kõik nii häiriv ja miks ma nii kuri ja vihane ja kõik see oligi sellepärast, et ma ju teadsin algusest peale. Aga ma ikka oli mingi, ei suva, lähme proovime, vaata. Nii et tegelikult no elus peab proovima asju. Ma tean. Just. Aga tegelikult oligi kogu asja point see, et ma olin tegelikult hästi nagu kuri enda peale ja ma ei saanud sellest üle. Mul pole ammu sihukest asja olnud. Ma ei saanud sellest nagu pikka aega üle, nagu see kestis mingi 2 tundi, kus ma olin nagu väike laps, kes jonnis. 2 tundi, 2 päeva. Norm mossu maud oli peal. See lihtsalt istub, vaata, kujutage ette, järgmine päev basseinis istud, kokteil on käes, siis siuke morn nagu jood kokteili. Elu on nii halb, vaata. Mingi, oh my god, raha tuleb, raha läheb, mis seal on siis. Ma just ütlesin, et asi ei olnud rahas. Aga sa jaurasid sellest rahast ka. Jah, sest see oli asi, millest mul oli kinni hakata. Mul oli, et proovisime, läks vussi, vahet ei ole, suva, jätame. Ja siis oligi, jätame selle kleidi siia, kui see nii halb on ja kõik asjad. Aga kogu asja point siis, ma olin hästi tige enda peale, et ma astusin üle iseenda sellest, milles ma olin nii kindel. Oma sisetundest, kõikidest asjadest. Ei tohi oma sisetundest üle astuda. Ja see on asi, mis mind hästi nagu vihaseks ajas. Ja ma kirjutasin kohe. Samal õhtul kirjutasin, me WhatsAppis suhtlesime, kirjutasin, et nagu tegi mingid ringe ja kõik asju, et mis seal kõik valesti on ja mulle ikkagi nagu päris nii ei sobi ja et ma nüüd mõtlesin ja vaatasin ja siis ütlesid mulle, et tule homme tagasi ja vaatame, mis me nagu teha saame, et aga ta juba kindlalt väitis mulle, et neid asju, mis me tegime juba valesti, neid ümber teha ei saa. Ja ma ise kinnitasin need ja mina ise olen süüdi ka veel, vaata. Ja see ajas mind ilgelt tigedaks, sest nagu lõppkokkuvõttes ma saan aru, et mina kinnitasin, aga siis et mis me teha saame, on kogu asja point praegu, mitte see, kes süüdlane on ju. Aga et samamoodi sina oled see, sina tõmbleja, sina oled see, kes peaks neid asju, ma kirjutasin, sina oled oma ala proff on ju, et sina peaksid sama hästi nagu oskama ju juhendada ja vaadata samamoodi mind on ju, et lõppkokkuvõttes me jagame seda vastutus mõlemad, aga see selleks, mis me teha saame on ju. Just. Ja siis rääkisime nendega siis me läksime järgmine päev sinna ja jällegi, et see ei kõlaks niimoodi, ega nemad ei tea seda osa, vaata. See tead väga tähtsa osa juba vahele. No oota, ma tahan öelda lihtsalt seda, et see praegu kõlab kõik niimoodi nagu, et ma mingi ütlesin, see on vale, et tegelikult see suhtlus meie vahel oli kõik väga tore ja nemad seda osa ei tead, mina nutsin kodus, ütlesin halb ja mina lihtsalt ütlesin, et mis asjad olid valesti, mida tahaks muuta ja Ei nendega me olime alati toredad lõpukogus, nemad ei ole süüdi. Nemad ei teagi poolt osa on ju. Jah, et nagu või mis iganes. Ei see oligi lõppkokkuvõttes minu vastutus, see oligi see, miks ma ülinärvis olin. Mulle öeldi 80-70%. Ja siis järgmine hommik meil olid mingid näohooldused järgmine hommik broneeritud, ma mäletan. Aga siis oligi see, et mis me teeme selle kleidiga, see maailma kõige rõvedam asi, mis on üldse kuskilt mina ei öelnud kordagi niimoodi. Palju puudu ei olnud. Ja siis see on maailma kõige tähtsam kleit või riidese, mis ma kunagi korda. Absoluutselt, ma sellest see peab olema perfektne. Ja siis mina ütlesin, aga mina jätame sinna. Et nagu neil on 50% deposiiti olemas. Ma maksin pool kleidi hinnast ja Hans ütleb, jätame lihtsalt sinna. Jah, sellepärast, et Brenda ütles esiteks, see on kole, see on rõve, see ei istu ilusti,
ja siis ta ütleb mulle, ei, aga ostame selle ära, ma lähen müün Austraalias maha selle. Ma olen, kes see üks rõvedust tahab osta üldse, no. ja siis ma sain esimest korda aru, et mis pildi ma olen Hansule maalinud. jah, Et tema ju ei, et tegelikult see kleit ei ole rõve ja see kleit ei ole kole ja nii edasi, isegi kui me ei olnud veel neid muudatusi teinud, see kleit ei olnud see, mida ma tahtsin. just, Nii et tegelikult see kleit oli väga ilus pulmakleit. just, aga minu, noh, kõige suurem asi oligi see, et kui see tekitab nagu nii palju negatiivset emotsiooni, et mille jaoks miks me seda edasi, miks me üldse seda See oli parandama hakkame, miks me, et nagu kui me juba teame 100%, et seda ei saa parandada, mille jaoks me parandame seda, mille jaoks me seda Austraaliasse viime, mille jaoks me müüma seda hakkame, miks. Aga siis otsustasime, et lähme parandama seda. ei, ta ütles, et tule tagasi, vaata, see oligi nagu kohe peale seda, ma oli ka mingi, et nagu, et ma pean sinna niikuinii minema, ma pean siis neile ütlema, et ma jätan selle kleidi siia, ma ei soovi seda kleiti ja et noh, et see selleks ongi ju, et mis nüüd edasi saab, vaata siis on ju. Aga ma läksin sinna ja noh, ta oli kohe, pane kleit selga, nii vaatame, mis siit saab, noh ja tegelikult lõppkokkuvõttes jah, need asjad, mis mulle ei meeldinud, ta hakkas neid kohe seal timmima, muutma ja noh, see põhiasi, seda nad ikka ei teinud, ka juba teise ja kolmanda proovimisega, mis lõpuks oli see, et seesama inimene, nagu see, kes minul seal oli, tema oli ikkagi vahendaja selles mõttes, et tema ise tõmbas oma nende traakimisasjadega mul põhimõtteliselt seljas kleidi õmblustest lahti ja tegi ise sinna need mingid kohad, mida ma olen algusest peale rääkinud, et nad peaks seal olema. Aga neid ei olnud. Aga lõpuks sai siis või? Lõpuks sai. Jah, võt. Aga varem väideti kogu aeg, et kui ma olen kõhne, et siis need asjad tekivad sinna. See kõlab nii nagu veidralt, vaata, kui ei tea ka. Aga see ei käi niimoodi. Ma kujutan ette, ufod, siis on droon kuskil taga, mis hoiab mingit ja osa. Ja nagu ma ütlesin, et noh, hiljem mingis järgmises episoodis me sellest räägime, kus me hakkame rääkima oma hobidest, sest see oli mingi küsimus, aga ma olen terve elu tegelenud käsitöö asjadega. Kas ma olen kudunud, õmmelnud patju, õmmelnud nugule riideid, barbile riideid, on ju, endale riideid, mida iganes, igasugu maalinud, küünlaid teinud, no kõike, mida nagu meisterdanud põhimõtteliselt. Just. Ja väga lühikest aega, aga nagu põhimõtteliselt ikkagi ma olen õppinud natuke aega rätsepaks. Ja ma olen eluaeg õmmelnud ja mis iganes. Et noh, ma natukene tean ka neid asju. Et see ei ole niimoodi, et sa ei saa seda ümber teha, vaata. Nii et mingid asjad ta ikkagi nagu tegi seal ümber tol hetkel ja noh, see ei ole see, et kui ma olen, noh, me õmblesime ikkagi kleidi väiksemale minale, on ju. Just. Ja et see on loogiline, et kui ma praegu panen selle selga, et siis noh, on ebamugav mingist kohast ja natuke peab sättima, et noh, ma pean vaatama, kuidas ma olen, on ju, võib-olla. Aga see, ma ei taha tunda ennast pulmapäeval niimoodi. Ja siis tol hetkel ma ju sellel muidugi ei mõelnud, aga seal oligi, et jah, et kui ma olen väiksem, et siis nagu mingid asjad on natuke teistmoodi, ma arvan, et mis on loogiline. See on nagu üks kõige suuremaid asju üldse. Et nagu see, kui sa ikkagi lähed kleidipoodi, butiiki, mis iganes asja ja sulle pannakse selga nagu mingi suur nii-öelda sample ja siis see pannakse kuskil klambritega kinni, siis noh, seda saabki panna ju täpselt tõmmata seal klambriga nii palju kinni. No see tõmmatakse sul ikka nagu noormilt selga. No ma saan aru jah, aga ikkagi nad saavad nagu timmida seda niimoodi, et noh, ütleme, et kui sa paneksid, kui sa lähed lihtsalt riidepoodi ja paned number väiksema kleidi selga, ega siis ka ei olegi kunagi ilus. Et see on nagu nii suur vahe nendel kahel erineval proovimisviisil ka, mille peale mina olen mõelnud, eks ole. Nii et jah. Nii et jah, seal oli nagu ilmselgelt, see on üks osa, aga ma tean ju, et mingid asjad ei saa nagu lambis sinna tekkida, isegi kui ma olen nagu väiksem. Ja. Nii et jah, midagi seal nagu oli ja ei olnud, ühesõnaga lõppkokkuvõttes, kui ma siis järgmine päev, kui ma kirjutasin õhtul need asjad, ma läksin järgmine päev sinna, me muutsime need asjad põhimõtteliselt nende nööpnõelda, ei ole nööpnõelad nende nimi. On nööpnõela, ei või? Nööpnõelad, jah. No knokad nagu põhimõtteliselt. Ja, nendega me panime siis nagu selle kleidi nii, nagu see olema peaks. Ühte asja nad nagu, jah,
nad said valesti mingist asjast aru või nagu nad õmblesid selle kleidi veits teistmoodi, aga et siis ma mõtlesin ise kiirelt välja, kuidas ma saan seda muuta nii, et ta ei istuks mul niimoodi ebamugavalt seljas, nii et selle kunagi hiljem räägin teile, selle üle ma olen väga uhke, et ma siis nagu viimasel hetkel mõtlesin ühe detaili sinna välja, et kuidas seda muuta siis, sest nad ütlesid, nad ei saa ümber mitte midagi teha sellega ja see oli ebamugav ja vastik ja nagu ma ei tea, kas ma oleks saanud seda nagu müüa ka vaata. Jah. Nii et siis selle ikkagi nagu väga lihtsa asjaga sai seal ära muuta. Nii et see kleit läks tagasi õmbleja juurde, ma läksin samal õhtul minu meelest uuesti seda kleiti proovima ja see kleit oli täiesti teistsugune. Nagu kõik need vead olid parandatud, kõik oli väga okei ja see kleit on tegelikult mega ilus kleit ja No nagu nii palju, kui ma tean, kes on vist näinud, neile meeldivad. jah, Need noh, selles piiratud mõttes, inimesed, jah. kes No mingi hetk oli, et ma nagu näitan ja siis ma mingi ei, ma ei taha kellelegi näidata seda kleiti, aga jah. Noh, selles mõttes Kaisa nägi seda minu esimest kleiti ja kõiki kleite, mis ma proovinud olen, tema ütles, et see kleit on ilus. jah, Nii et ja see kleit tegelikult on ilus, see on väga lahe kleit, seal on väga-väga lahe ja noh, palju asju. sa oled öelnud, et sa pigem arvad, et see ei ole su pulmakleit, aga see võib olla su pulma. Jah, no seal oli siis see niimoodi, et ühesõnaga, et ma tegin need proovimised ära ja siis ma olin mingi ei, see on nagu ikkagi see ei lähe mitte kuskile, aga et me teeme selle kleidi ikkagi nii heaks, kui on vähegi võimalik ja et me nagu, et ta on ikkagi õmmeldud ilus rätsepa kleit, et tulen sellega ikkagi Austraaliasse, ma müün selle siin maha. Sest nagu oli variant, et noh, et me oleme selle pool summat maksnud, et jätame lihtsalt selle sinna butiiki ja kogu lugu ja siis teine variant oli, et ma ostan selle kleidi ära, me teeme selle kleidi lõpuni ja me müüme selle maha. Ja siis me läksime lõpuks seda teed pidi, et võtame selle siis endaga kaasa ja kui ma siis viimases proovimises vist olin, kus oligi see, et nüüd on kõik korras, et ma tegelikult läksin kleidile järgi, aga ma olin mingi, et kuna seal on nii palju asju juba olnud, siis ma tahan seda selga proovida. Ma panin selle kleidi selga ja see kleit oli nii ilus. Või nagu veits oli ilus ka vaata ja siis mul tulin sealt välja ja siis ma mingi issand, äkki see kleit ikka on minu kleit, aga ei, see kleit peab panema mind tundma nii, nagu panid mind tundma need teised kleidid, mida ma butiikides proovisin, kus ma mingi, et nagu ma ütlesin seal vlogis ka, et ma ei pea grammigi maha võtma, et mul on siuke, et praegu, kui ma igapäevast mõtlen, ma mingi, ma pean nagu mingi kindla vormi saavutama, kui ma need pulmakleit selga panin, need 2 kleiti, mis mulle väga meeldisid, siis ma ei tundnud kordagi nendes kleitides, et ma peaksin 1 grammiga maha võtma. Jaa, Nii et aga see tähendab, et see on õige kleit, ma arvan. Aga kui sa praegu laseksid selle disainerkleidi endale natukene väiksema õmmelda ja siis paned selle väikse kleidi selga, ma ei tea, kas ta tekitab seda tunnet sulle. Jah, täpselt. Et see on nagu väga-väga Aga tähtis lihtsalt see on väga oluline ja nüüd siit jääb kõlama, et ma lasin omale väiksema kleidi õmmelda ja nüüd ma vingun selle kallalt, siis ei, et see on üks oluline nüanss seal Jaa, juures, see on miks lihtsalt see võib-olla nüanss, oli siuke, et see on hästi kole ja et see võib-olla nagu siit-sealt ei istu kõige paremini, aga see kleit on sellises stiilis, mis kleiti ma ei taha, et nad õmblesid mulle vales stiilis kleidi lõppkokkuvõttes ja see on nagu asi, mis tundus võib-olla pildi pealt niimoodi, aga tegelikult ei olnud. Ma ei oska seda seletada paremini ka niimoodi, et nagu ma ei kasuta päris sõnu siin vaata. Eks me kõik saa teada siis, kui pulma on ära olnud, siis saab panna. Ma ei tea, kas kellelgi oli üldse põnev kuulata seda. Siis võtame PowerPoint slaidi, siit on valesti, prindime suurem. Ei, midagi, ma räägin, see kleit lõpuks, see on mul kodus, ma ootan kuskil 2 ja ma proovin seda kleiti uuesti ja siis see kleit kas jääb mulle või see kleit läheb müüki, on ju. Et selga ma pean ta niikuinii panema ja kogu üks point oli ka, miks me tahtsime seda või nagu üks Hansu argument, miks pooleli jätta seda oli see, et negatiivne nagu emotsioon kogu sellega ja siis me peame sellega tegelema, koju tooma ja proovima ja pildid tegema ja siis hakkame seda müüma vaata, et nagu jube nõme ja tüütu, sest siin Ausis see kleitide müümine pidi olema nagu väga-väga suur teema. Jaa. Aga jah, et ma ei taha, ma räägin, ma ei saa vaata mingit detaile rääkida, aga ma ei taha, et see jääks kõlama, et ma ise lasin väiksema kleidi õmmelda ja nüüd vingun, et see ei sobi mulle, vaid see kleit
ei hoia niimoodi, see tehti nagu ma tahtsin. ei. Ehk siis see on teine kleit, Jah. see on teistsuguse tegumoega Jah. ja ma ei tunne selles kleidis ennast No see on- isegi kui ma olen kõhnem, Mhm. et see on see, kus nagu noh, ma ei pea kordagi mõtlema, kuidas ma astun, istun, olen. Mhm. Ma tahan sellist kleiti, et ma nagu tuskan pulmapäeval ringi ja ma ei mõtle sellele, et kuidas ma olen ja et ma peaksin sättima ennast. Just. Ja see Ja see on kõige kleit, tähtsam. isegi kui see istub mulle perfektselt, Mhm. kui ma olen alla võtnud, siis seda kleiti peab sättima. Mhm. Nii et see sättimise kleit arvatavasti ei ole mulle. Ma ei tea seda, aga hetkel mul on siuke tunne. Eks ole näha, kuhu me jõuame sellega. Ja siis lõpujäreldus on ikkagi see, et noh, ma alguses teadsin, Mhm. et nad ei ole võimelised seda kleiti panema, hoidma niimoodi. Jah. Nii et No vot. Aga Nii selline et siin ongi elu. me oleme. Vahest proovid ja vahest Jah. läheb bussi ka. aga selles mõttes jällegi üldse mitte, mina täiega soovitan kõigil sinna minna. Mine tee seal, kes tahavad, mõtlevad, on ju, et see on noh, ülikond mega ilus, teise päeva kleit mega ilus, kvaliteet väga hea, et see oli minu enda paha. Mhm. See kõik oli minu enda paha, et ma lasin selle teise päeva või noh, selle päris pulmakleidi seal teha, sest noh, me kõik teadsime, seda ei saa. Nii et ei tahaks nagu siin lõpetada, sest see on nagu veits siuke. Sa võid veel jah aga rääkida. siin me lõpetame. Ma saan aru, et me siin lõpetame, aga ma lihtsalt mõtlen, et sellel ajal jah, ma nagu tagantjärgi mõtlen ka, et ma mossitasin tõesti. Ma ei ole üldse kunagi niimoodi Normid teinud, mossitasid, no. aga et see kuidagi ajas mind nii endast välja ja ma ei saanud neid mõtteid eemale, et mida ma nüüd tegema pean. See tundus nagu täielik maailma lõpp lihtsalt. Ja nüüd mõtled, et noh, täiesti mõttetu asi tegelikult, mille pärast nagu. Just, juhtub, mis seal ikka. Nii et jah, minu peamine asi oligi see, et kui me selle koju toome, et see ei tooks mingit negatiivset emotsioone ja kui sa seda müüma pead hakkama, et see ei oleks mingisugune tüütus ja nõmedus ja nii et see oli minu peamine asi. Nii et need olid meie siis pulma update'id. Pulma update, aga me keskendume positiivsele. Kõik see pikk list, mis Brenda ette luges enne, mis kõik on juba olemas ja ülikond on olemas ja teise päeva kleit, õhtukleit, mis iganes on ka veel olemas. Nii et sõrmuste osas oleme targemad, sinu sõrmuse osas. Sinu sõrmuse osas oleme Käisime targemad. ka Vietnamis proovimas, saime teada, et Vietnamis on väga popp, et meestel ja naistel mõlemal on nagu identsed kristalliga pulmasõrmused. Ja, just. Nii et, või teemantiga või mis iganes. Just, käisime neid vaatamas ja nii et pulmad edenevad väga jõudsalt. Aga nagu ütlesime, arvatavasti hetkel butiik võtab esikoha, aga pulmakorraldusmeeskond lendab Austraaliasse varsti ka, nii et siis võimalik, et jälle. No ma arvan, et jah, et oktoober on siukene, ma tean, sellepärast ongi, et nagu praegu augustist kuni selle hetkeni on nagu number 1 on Soulhe, me ei räägi millestki muust, või nagu meil on vaja kiiremas korras see butiik avada ja väga palju tööd sinna panna ja teha. Ja ma ei tea ise ka päris täpselt, mida me teeme, vaata, et nagu lihtsalt, ma isegi ei tohi mõelda sellele, et okei, et meil on vaja silti, siis meil on vaja nagu need seinad ära värvida, siis okei, kuidas me need nagu, milline sein seal on, kas ma üldse riiuleid saan sinna panna, noh, ma ei tea, kuhu mida ja see ongi mingi lihtsalt ükshaaval hakkad tegema. Pulmadega tundus ka meil see, et hakkad mingi detailidega minema. Seal on nii palju asju, millest alustada, hakkadki vaikselt, noh, bookid pulmaisa ära, siis fotograafi, siis videograafi, noh, ja nii see käib, on ju. Aga et siis ma teadsin, et oktoober on see hetk, kus arvatavasti hommikust õhtuni toimub mingi pulmakorraldus ja pulmajutud ja kõik see osa ja oktoober, naljakas fakt, aga oktoober vähemalt hetkel, mis mu kogemus on, Soulhega nii-öelda siis aastaringselt kuude kaupa, siis oktoober on kõige vaiksem kuu. Ma ei tea, kas oktoober on vaikusene tormi. Et ongi see, et nagu kõik märtsid, veebruarid, jaanuarid, kõik teised kuud ei ole ka nii vaiksed, kui on oktooberkuu või nagu, et loogiline oleks võib-olla need, aga ma arvan, et oktoober ongi see kuu, kus inimene on mingi eriti aussis, kus on sul jõulud, siis koolivaheaeg, uus aasta, inimestel on pikk puhkus, et siis kingitused, särgid, võib-olla oktoobris inimesed hakkavad raha koguma, see üks kuukene koguvad võib-olla rohkem raha ja vaatavad, et siis sobib hästi sinna.
kuigi noh, ega me seal kõvasti kaartasti valmistume jõuluperioodiks sellel ajal. Ei, no niikuinii ja, aga nii et lihtsalt, et me ei pea päris 7 päeva nädalas lahti olema, mida me novembrist oleme. Just, Nii et see on see vahe. nii on. Nii et vot selline pulma update. Mina loodan, et see ei olnud nagu väga, et see kleidi ümbervärk, et ma loodan, et seda oli põnev kuulata vähemalt. Ei, no ikka on. No jaa, muidu ei räägiks ju. No jaa, aga ma mõtlen lihtsalt, et nagu see kleidi osa lihtsalt, et no siuke mull, vaata. Aga nüüd vähemalt kõik kuulsid seda mulli, Jah. mida ma sulle pean kogu aeg Just. rääkima. Nii et te pidite ka lihtsalt ära kannatama seda, mida mina pidin kannatama, nii Jah. et minul pole ka õrna aimugi, mis toimub täpselt. Tead, Nii kas et ma vot, läksin koodist. aga järgmine nädal, nagu lubasime, peaks tulema meie lugu. On meie lugu selle nimi, on ju? Jah, meie lugu. Jätkame, kuidas meie siia tulime ja tegime algusaastatel, nii et jätkame seda, nagu me eelmises osas juba lubasime, et teie tungival nõudmisel tuleb see tagasi. Nii et lubame, et hoiame seda jooksmas siin. See ei pidanud kunagi ära minema selles See ei pidanud, aga lihtsalt kuidagi juhtus. Nii et nüüd jätkame, vot, aga tõmbame sellele pulma reisi update'ile joone alla ja näeme teiega juba järgmisel nädalal meie loos. Olge mõnusad, meie igapäevategevusi saab alati jälgida Instagramis ja TikTokis, miks mitte Austraalia, vlogid alati YouTube'is ja kui tahate veel meie imelisi häälepalakeste liigutamisi kuulata, siis YouTube, Spotify, Patreon, sealt nendel platvormidel saate ka meie boonussisu nautida. Olge mõnusad, näeme järgmisel nädalal. Tšauki, tšau! Tšau!